Tänapäeva elu kulgeb sellises tempos, et on väga raske vaikses meditatsioonis istuda. Indiast pärit, kuid ka läänekultuuris liikunud Osho, kes hindas kõiki vanu usundeid, kuid ei tunnistanud ühtegi ainuõigeks, õpetas peamiselt uut moodi meditatsioone. Eestis mitu korda käinud Osho õpilane Veet Mano jagab oma õpetaja sõnumit meiega. Meil on probleeme, millest meil ei pruugi aimugi olla. Ja meil on probleeme, mis tunduvad nii kohutavad, et me ei tihka isegi sellele mõelda. Saate külalised räägivad, kuidas Veet Mano on aidanud neil sellisest suletud energiaringist välja murda ja oma elu täielikult muuta. It's important that we're not limited by our culture. Yeah. It's important that we choose the best life. And we don't have to worry about what people think and what people say. This is important that we learn how to trust ourselves. Sest et hea raamat ju räägib sinuga vastavalt sellele, kus sa ise oled, need kogu aeg sa avastad midagi uudselt. Et mu perekond naeris, et näe, meie Osho tuleb. So this is the whole thing. How do we become a realized soul? Ja vana nagu tule vaata, et minu lemmik Ameerika mees. Ja läksin vaatasin natukene, kas oli mingi 10 minutit sa saadet. Ja siis kohe oli nii, ma hakkasin kohe otsima neid meili aadresse kõik, et midagi vaata sees ütles, et et see on see. Ma ei ole seda mitte kunagi kellegi rääkinud. Isegi siin keegi ei tea, kes on praegult ruumis. Mitte kunagi. See on päriselt uus elu, jah. Seal võeti meid paaridesse ja siis me pidime üksteisele muudkui rääkima oma probleemidest ja siis neid probleeme oli mul nii palju, et see püha müristus. Ja siis, aga praegu polegi nagu midagi rääkida. Et järjest läkski plaks, suhe läks metsa, siis ma sain aru, et issand, mul ei ole tööd, mul ei ole raha, mul ei ole mitte midagi, kuhu ma kolin, issand, kui ma välja näen ja kõik sellised asjad.